Näitan, kuidas koostada võtteavaldust praktika arvestamiseks töökogemuse alusel. Võtteavalduse koostamiseks tuleb tahvlisse sisse logida, valida vasakult menüüst dokumendid, võta ja lisa uus. Töökogemuse alusel võtteavalduse koostamist tuleb alustada siit töökogemus, täiendkoolitus, muu moodul alt. Vajutada siit lisa uus. Avaneb aknake töökogemuse andmete märkimiseks. Nimetuse alla tuleb kirjutada, millist tööd oled teinud. Koht ja aeg on siis ettevõte ja ajavahemik, millal seal töötasid. Maht tundides on arvestatav praktika maht. Minu näites on see 32 ekapit ehk 832 tundi. Tõendusdokument, tööleping ja liik töökogemus. Nüüd tuleb RIP-menüüst otsida üles asendatav moodul. Minu näites on see praktika. Moodulid on RIP-menüüs tähestikulises järjekorras ja iga mooduli allal sellesse moodulisse kuuluvad teemad. Otsin siit tähestikulises järjekorras tähe alt välja mooduli praktika. Avanevad selle mooduli õpiväljundid koos hindamiskriteeriumitega. Lisaks on näha ka mooduli maht. Siit saab siis üle kontrollida, et kas siia üles kirjutatud mahuga läheb see kokku. Ja omandatud oskuste väljal ongi nüüd vaja õpiväljundite kohta teha analüüs. Kas need õpiväljundid on omandatud? Selle analüüsi tegemisel tuleb lähtuda hindamiskriteeriumitest. Hindamiskriteeriumid on tegevused, mille sooritamise oskus tõendab, et õpiväljund on omandatud. Analüüsis ei piisa ainult sellest, et kirjutada, et oled neid tegevusi teinud, vaid tuleb kirjutada ka põhjendus, et miks sa mingit tegevust tegid, kuidas sa seda tegid, millal sa mingit tegevust tegid ja nii edasi. Kui tunnete, et vajate lisaabi eneseanalüüsi koostamiseks, siis kodulehel on olemas vastav materjal. Ma näitan, et kuidas kodulehelt selle materjali üles leiate. Lähen siis kooli kodulehele. Siin menüü õppetöö all on olemas võta lehekülg. Siin on juhised e-kooli kotist. Vajutades siia e-õppematerjali teemad, tulevad siis lahti juhises olemasolevad teemad. Iga teemat on siin võimalik lahti võtta ja üks teema on ka eneseanalüüsi koostamise kohta. Teema sees saab nooltega liikuda ja iga slaidi peal saab lahti võtta siit i-tähe ikooni alt veel lisalugemist. Näiteks on siin siis, kuidas koostada eneseanalüüsi. Saate siit i-tähe alt lahti võtta ja läbi lugeda. Võtteavaldusel võib praktika puhul jätta lahti kirjutamata selle esimese õpiväljundi planeerib praktikajuhendi alusel isiklike praktika eesmärke. Kuna takkajärgi ei ole enam mõtet hakata praktikale eesmärke seadma.
Ja kui olete kõikide õpiväljundite kohta vastavalt hindamiskriteeriumitele eneseanalüüsi ära kirjutanud, siis võitegi võtteavalduses salvestada. Siis tuleb lisada veel fail, mis tõendab, et teil see töökogemus olemas on. Selleks sobib siis näiteks tööleping, mõni muu dokument, mis tõendab, et te olete töötanud. Eelnevalt peate olema siis selle faili oma arvutisse salvestanud ja nüüd otsite ta üles, lisate avaldusele, salvestate ja siis seejärel esitate avalduse esita nupuga. Sellega on avaldus koostatud ja läheb võtakomisjonile ülevaatamiseks.